Tervist sõbrad, täna oleme tulnud Kristliniga koos trenni. Mis me tegema hakkame? Pull-upi, chest pressi, front squati, RDL ühe jalaga, Bulgaaria käärkükki, siis triitsepsid, roll-out'i ja Russian twisti. Kas sa teed keharasklusega või abistavaid? Abistavaid. Teistpidi on palju raskem tõmmata seda siia peale. No nii. Vana profi. Peaks selle lahjema kummiga tegema. Pärast proovime. Ma võtan selle jama siit eest ära. 12! 12! Valetad siin rahvale. Ma ei jaksa sellega üldse teha ju. Saad hakkama. No. See 5 oli juba rekord selle kummiga. Enne on 2 maksimum olnud. No, trenn väga lihtne. Ma olen arenenud vahepeal. Hoiad tagasi ennast selle rohelise kummiga. Varsti on 6, siis on 7, siis on 8. Ära rääkisid, 9. Ja võib-olla kui jõujooki ka jood, siis saab ilma kummita juba. 8. Valetad ka siin veel. 13. 15. Räägi siis oma varasemast trennitaustast, mis sa teinud oled, kuidas sa jõusaali jõudsid üldse? Ma tegelikult olen spordikeskel üles kasvanud, et mul mõlemad vanemad mängisid võrkpalli. Ise läksin trenni, kui ma olin 8-aastane. Nüüd paar aastat tagasi lõpetasin mängimise, kuna hakkasin statistikuks võrkpallis. Enne seda olin ka võistlustantsija. See statistik tähendab üldse? Hästi lihtsustatult ma olen see inimene, kes siis mängu ajal istub seal väljaku otsas ja kõik, mis väljakul toimub, siis kirjutan koodidega ühte programmi ülesse ja see siis teeb erinevaid statistilisi analüüse meile. Aga jõusaal ma isegi täpselt ei mäleta, kust see huvi nagu tekkis või kuidas, aga kuna koroona ajal kõik kohad olid kinni, siis ma tegin kodus hästi palju üldfüüsilisi trenne videote järgi. Kuna pallitrenne teha ei saanud enam, siis jäi põhifookusesse see üldfüüsiline ja siis peale seda kuidagi tahtsin rohkem seda teha. Kui uuesti elu lahti läks, siis enam nagu kodus ei suutnud motiveerida ennast treenima, et ma arvan, et sealt ma kuidagi jõudsin sinna jõusaali, et on see teine keskkond, kus trenni teed. Ja nüüd siin sa oled? Siin ma olen. Mis raskusega siin alustame? 25. Ja palju ka alustasid siin? 0-ga. Kui kaua aega tagasi? Ma ei tea, mingi paar aastat. See jõusaal pole nii vanagi siin. Aga Saaremaal on sama raskusega või? Jah. Juurde ei pane või? Sa oled nii tugev. Järgmised ringid ootaks ikkagi midagi enamat siin. Ja nüüd tuleb new record või? New record. Palju tuleb? Võiks ju 10 ära tulla. Väga lihtne. Lihtne või? Ei. Pane mulle ise midagi peale, siis nüüd ei jõua raudselt. No, isegi oleksin veel panna. Average 16-aastastel poistel on juba rohkem selle masina peal ka. Aga ma olen ka 30 pluss juba ju. Hakkan sinna vanamehe kategooriasse vaikselt minema. Võtad igast lolluseid vastu, hakkad mingit Hyroxit tegema. Jaa, täpselt. Nii kui 30 kukkus kohe mingile kuradi võistlusele kirja ennast. Mille üle oled sa siis kõige uhkem sellel teekonnal? Saavutusi on nagu nii raske mõelda, sellepärast, et mu arust see nagu jõutrenn on nii siuke work in progress, et nagu sa otseselt ei jõua kunagi mingi nagu lõpp-punkti nagu. Ma kindlasti olen uhke selle üle, et ma nagu tänaseks hetkeks käin väga regulaarselt, et mul väga pikalt ei ole enam tekkinud mingeid selliseid suuremaid treeningpause. Selles suhtes ikkagi, et nagu füüsiliselt ma arvan, et ma olen tänasel hetkel tugevam kui kunagi varem, et see on ka kindlasti asi, mille üle saab uhke olla. Front squat. Hea, et on olemas telefon kaasas. Enne. Sa kasutad puuri safety't ka tavaliselt? Ei. Miks? Aga ma võin ta siia ka visata. Mul on selle aja peale pool setti tehtud, kui ma selle ükskord üles panen. Hea küll. Näita ette siis, kuidas käib front squat. Väga tubli. Kristlin hakkab oma maksimume proovima, nii et paneme selle igaks juhuks siia. Kes siis ei tea, siis selle point on see, et kui sa tuled kükiga alla, saad selle kangi siia peale jätta, mitte ei pea alla selle alla ära surema. Ja teisele poole ka või ainult ühele poole piisab. Sa teed muidugi ära selle niikuinii, aga igaks juhuks võivad olla. Tubli. Natuke rahulikumalt alla, muidu on väga hästi. Uhke ka või? Jah. Ei saa kohe peale setti küsida, siis on raske veel. Paneme kõrgemale sulle või? No pane, näita, kuidas sa vahetad seda. X poolelt vahetan ju. Ei oska seda panna. 3 hours later. Räägi, ma võtan neid ära kogu aeg eest. Mul ei ole telefonis mälu selle jaoks, Kristlin. Oba. Tüüpiline naiste full body päev. 2 mingit käeharjutust ja siis ülejäänud on kõik mingi jalad. Sinu enda kokku pandud. Julgen alla kükkida. 80. Väga tubli. Liiga lihtne ju. Et võiks isegi veel olla, on ju. Aga ma jätan järgmiseks korraks. Siis, kui keegi ütleb all, et sa julge, siin rohkem küll ei jõua,
ja siis ma saan panna 5 kilo rohkem. Boom. mis aitab sul järjepidev olla või kuidas sa motiveerid ennast jõusaali minema? selles suhtes, eks mul on nagu päevi, kus ma ei suudagi motiveerida ennast minema, aga see on ka see, et kuna meil on päris suur treeningkoormus peale võetud, siis mingi päev ongi okei, kui ma ei suuda, et jääbki see vahele. Minu jaoks üks asi, mis hästi palju aitab, on see, et kuna meil on full body päev, ülakeha, alakeha päev, et siis ma olen selle full body päeva toonud ringtrenni. Et mul on üks päev siis sihuke, kus ma teen teistega koos seda trenni, mitte ei pea üksi sundima ennast jõusaali minema. Ja kui mul on mingid nädalad, kus ma nagu tunnen, et ma üldse ei suuda motiveerida ennast trenni minema, siis ma kasutangi seda ära, et ma jätan need enda planeeritud treeningkavad, mis meil on paika pandud kõrvale, et ma pigem tulen siis teen mitu ringtrennipäeva. Ma ikkagi teen trenni, lihtsalt ei tee neid kavasid, mis meil on. Ehk siis teistega koos, maasportlane, kui sa oled, sulle meeldib teistega koos trenni teha siin? Jah. Pundiga. Lihtsam kohale jõuda. Siis on jah, kohusetunne on suurem ja kui lepid kokku, paned pöidla, et tuled ja siis pead tulema, kui oled ülelaskja. Ja meil on ka nagu väga äge punt siin kokku tekkinud, et see juba motiveerib, et sa näed neid inimesi sinna, teed nendega koos trenni. Ühe jalaga RDL. Näita ette, mida see tähendab? Pead nüüd mingi tarka juttu siia kõrvale rääkima või? See on sinu ülesanne, sa oled treener meist ju. Väga hea. Ja miks sa ühe jalaga teed? Treener käskis vist? Jah, your turn. Kuidagi nii käib. Siit hoian tasakaalust kinni, mitte et aidata ennast. Osad teevad 2 antiga ka, aga minust siis on nagu räige tasakaalu probleem. Mis lihaseid see treenib siis? Reie tagust. Nooguta kui õige oli. Sina kui tulevane personaaltreener. Reie tagaosa. Üks 3 õige. Oota, ma ei jaksa teha harjutust ja rääkida. No mis veel? Kus sa tunned seda, ütle siis? Kasuta cheat code. Tuharas või? Jah. Seljas ilmselt ei tunne, sul on selg nii tugev. Seljas enam ei tunne. Kunagi tundsin. Aga selge treenib ka, jah? Aga sa võiks mulle nüüd öelda, mitu kordust on? Nii palju kui jõuad. Ja kui jõuad liiga palju, siis võtad raskema. Järgmine trenn võtan raskema siis. Järgmine trenn võtta kindlasti raske. Ühesõnaga 2 antiga, aga ma panen 18 kilose siia poole, et kõik näevad, et üks on 18 kilone ikkagist. Vaatame, kas ma saan hakkama. Proovime teist järge ka. Mis sa nüüd tegid? Milline see trenn välja näeb, missuguseid harjutusi sa teed, mis sulle meeldib trennis teha, võib-olla ka on nagu oluline, sest see aitab ka olla järjepidev. Ja... Hetkel meil ongi siis jaotatud, et on 3 jõutrennipäeva, et on üks full body, alakehapäev ja ülakehapäev. Viimasel ajal on tegelikult tulnud ka 4. jõutrenn nädalas juurde, sest et see ringtrenn on nii fun, et tahab rohkem käia. Nendel full body päevadel ongi see, et kuna me siin võistleme selle jalapressiga, siis see on see, mis motiveerib tulema, et oi, ma tahan veel suuremat raskust tõsta. Alakehapäeval on pigem see pool, et kuna meil on tehtud ta unilateraalseks, et mul siis need vigastatud kohad rohkem taastuksid, siis see motiveerib, et kuna ma iga nädalaga tunnen, et ta teeb paremaks mu neid vigaseid kohti, siis see nagu distsiplineerib minema, et saada tugevamaks. Ülakehapäeval, siis kui me alustasime, sai eesmärgiks pandud lõuatõmme ära teha, mida me tänasel hetkel veel ei suuda, aga see on nagu see ka, mis motiveerib, et ma pean tegema üle nädal, et nagu üks hetk jõuda sinnani. Oluline ongi näha neid igasuguseid muid asju peale, paljud keskenduvad ainult visuaalsetele asjadele, et kui sa näedki, et see tervise või vigastuse vältimise või vähendamise pool nagu tekitab räigelt seda nagu sügavamat sisemist motivatsiooni minna, sest see nagu igapäevaelus sul mõjutab nagu palju rohkem. Et kas sa tunned ennast hästi, kui sa niisama liigud ja tunned ennast tugevamana. Mis järgmine on? Bulgaaria käärkükk. Bulgarian split squats ja siin hakkame tegema. Ühesõnaga igal pool, kus saab jalga taha panna, aga jalg on väga sensitiivne, siis me paneme mingisuguse pehmenduse ka siia. Aga mulle meeldib siin taga teha, nii et sa proovid ka kohe minu süsteemi. Eks jalg siia ja siis sa saad tegelikult siit kinni hoida. Ühe käega kinni, teises käes antel ja siis saab siin teha. It's very good. Selle paneme pehmenduseks siia peale. Niiviisi, antel kätte, niiviisi ja siis siit tasakaalustad ennast. Räigelt hea. Kõige nõmedam harjutus maailmas. Miks? Raske on. Aga see teeb tugevaks. Ja mis lihaseid see harjutus treenib? Oota, mul on raske. Tulevane treener. Ei olegi nii lihtne või? Võin ka järgmine ring mingi 5 ja 5 teha või?
see oli rohkem kui 5, no võib-olla 6. 7. sul on 2 valikut, ma kas tõstan raskuseid või ma jutustan sinuga, ma ei jaksa 2 korraga. Treeneri seal karjääris pead hakkama mõlemat tegema. Näitad ette, samal ajal jahvatad. Polnud nii hull. Oli küll. Ja kas sa teed kardiot ka? Hetkel ma olen leidnud siis enda jaoks zumba, et kuna ma noorena olin ka tantsija, siis see on nagu siuke asi, mis ma otseselt ei tunne, et ma teen trenni, kui ma seal käin. Hea asendus kardiole, et tund aega järjest tantsida võtab päris korralikult läbi. Neid jõusaali masinad väga ei pisu tegema seda. Väga hea nõuanne sellepärast, et kardio on nii paindlik asi, jõutrenn on natukene vähem paindlikum, kuigi seal on ka väga palju erinevaid harjutusi, mida saab kasutada. Kardiol on jah, kuna need kõik teevad suht sarnaselt, töötavad sul aeroobsed tegevused, siis neid on nagu miljon erinevat, mida võib valida, kui sulle meeldib tantsida, tennis, mis iganes asi sulle meeldib. Kas või pargis ringi käia ja kive peksta jalaga on ka aeroobne tegevus põhimõtteliselt. Nii et see on suht paindlik, ei pea ainult väljas lihtsalt jooksma või lindi peal jooksma selleks, et endal kardiot paremaks saada. Nii et tasub proovida erinevaid asju. Ja jõusaalides on nii palju rühmatrenne erinevaid, kus saab teie. Noh, sa oled nii tubli, et kirjutad üles asju. Muidugi. Näita seda siis. Väga tubli. Käsi sirgeks, käsi kõveraks. Üks jalg on ees, siis on hea selle peale toetada näiteks. Väga mõnus. Nüüd on see väikse Kristini küsimus. Millised olid sinu kõige suuremad hirmud siis, kui sa alustasid võib-olla jõusaalis ja kuidas sa nendest üle said? Ja võib-olla millised olekski sinu soovitused siis noorematele Kristinitele, kes peale koroonat jõusaalis alustavad? Mul oli see klassikaline hirm, et kõik vaatavad, kuna ma nagu liiga palju ei olnud jõusaalis enne asju teinud ja ma ikkagi ise mõtlesin algul need kavad kokku, mida ma teen, siis oli pigem see hirm, et kõik vaatavad, kõik judge'ivad. Kuna ma ka väga heas suhtes ei ole olnud oma kehaga, et siis see nagu andis ka hoogu juurde, et sa nagu arvadki, et kõik vaatavad neid negatiivseid pooli sinust, mis sa ise nagu näed. Tänaseks nagu, kuna ma ise käin nii palju, siis ma saangi aru, et need, kes on need regulaarsed käijad, siis nad teevadki oma asja, nagu nad ei pane isegi tähele, mis seal ümber toimub, et tihtipeale isegi, kui nende pilk jääb su poole pidama, siis neil on lihtsalt väga raske setta all olnud ja nad lihtsalt vaatavad tühjusesse ja sa satud sinna tühjusesse ees olema. Et mulle tundub, et pigem need, kes nagu vaatavad, on kõik need samad alustajad ja nad vaatavadki selle hirmuga, et kas teised vaatavad mind. Sa nüüd oled siis saanud enesekindlamaks ühesõnaga kogu selle protsessiga, et mis on aidanud sulle enesekindlamaks saada, kas näiteks, ma ei tea, mis iganes, tugevamaks saamine või lihtsalt see, et sa oled, mida rohkem sa käid, seda lihtsamaks see läheb? Ma ütleks, et pigem ikkagi see stabiilne käimine, et kui sa kogu aeg käid ja sul tekib see enesekindlus, et sa tead, mis sa seal teed, siis siin nagu, isegi kui keegi vaataks, siis sind ei huvita, et hiljuti ka üks Anu ju väga murelikult tuli minuga rääkima. Aga kuna ma teadsin ju täpselt, mis ma teen, siis ma selgitasin talle lihtsalt ära, miks see harjutus selliselt peab toimima, nagu ta toimis, et see nagu teadlikkus annab seda enesekindlust, et eks see tugevamaks saamine ka, et sa tunned ennast paremini selles keskkonnas, aga ta ikkagi algab sealt järjepidevast käimisest. Et kui sa oled sellest targutavast Anust tugevam, et saad lihtsalt ära saata. Et nüüd oled nagu ülemus seal jõusaalis? Ei, seda kindlasti mitte, et ma ikkagi jätkuvalt üritan väga tugevalt valida neid aegu, kus seal oleks vähem inimesi. Täna see muidugi pigem on siuke social anxiety, et ma lihtsalt rahvarohketes kohtades tunnen ebamugavalt ennast ja seetõttu nagu, et ma suudaks paremini trennile keskenduda, valin neid vähema rahvaga aegu, aga see nagu ei ole otseselt hirm, on lihtsalt enda nagu enesetunde küsimus. See harjutus nüüd hakkab. Roll out. Väga. Sa teed nüüd siis? Selle posupalli peal, sellepärast, et liikumisulatus on natuke suurem juba ja siis ma saan siin võib-olla reitega natuke toetada, kui vaja on. Ühesõnaga, mida rohkem ma siinpool olen, seda raskem on. Siinpool on kergem, sest reied toetavad siia vastu. Kuna ma ei ole seda väga ammu teinud, nagu kõiki neid harjutusi, mida me täna teinud oleme. Lambist pole kunagi väga hästi ammu teinud ja sellepärast on nii rasked. Aga siit saab natuke raskemaks tegema. Niimoodi. Ühesõnaga, kui alles alustad, tuled siia poole, siis see toetab reisi, on väga lihtne minna ja mida tugevamaks saad, tuled järjest siia poole, toetab järjest vähem reite peale
ja muutub järjest raskemaks. Siis lõpuks teed varvastel, aga seda ma ei jõua teha. Varvastel ma jõuan ainult nii, et lasen kuskile pista ja siis tulen tagasi. Ja nüüd katsest ma ei jõua tagasi tulla. Kas sul enda see pilt nii-öelda on paremaks läinud, et kui sa enne ütlesid väga tugevusena, et sa vihkasid, mis on, seda kuuleb väga palju nagu noortelt tüdrukutelt siis, et nad nagu ei ole rahul sellega, mis nende peegelpilt on või mis iganes. Et kas see, ütleme, jõusaalis käimine või üldse nagu sport selles mõttes on selle natukene positiivselt aidanud sul kaasa? Jaa, selles suhtes see on ikkagi nagu teekond veel, mis käib, aga see on aitanud mul rohkem rahu endaga teha, et ma nagu suudan rohkem ära tajuda, mis hetkedel ma nagu liiga karm enda suhtes olen ja ta ikkagi on nagu väga palju toetanud, et see minapilt läheks paremaks. Ja see eneseanalüüs on ka nagu oluline, et sa oskad nagu realistlikult nagu hinnata oma neid emotsioone, kui sa saadki täpselt sellel hetkel aru sellest, et sa oled reaalselt liiga karm iseendaga ja siis oskad võib-olla neid positiivseid asju vaadata, mida sa teed. Et siis tegelikult ei ole nii hullu midagi, kui sa juba põhimõtteliselt lõuatõmbeid tõmbad ja ma ei tea, mingi saegeoseid kangemaast ja et siis ei ole päris nii sitt see vorm küll. Sinu soovitus siis nooremale Kristjanile oleks lihtsalt minna ja teha või õppida hästi palju, et sellest ei targanud minna? Ma arvan, et see tarkus tuleb ikkagi selle protsessi käigus, et pigem ongi lihtsalt see, et mine ja käi nagu järjepidevalt, et kui sa järjepidevalt käid, siis sa hakkadki mugavalt ennast seal keskkonnas tundma. Ma ise olen ka päris palju, kui mul on sõbrannasid olnud, kes ütlevad, et ma tahaks minna, aga et ma ei julge, siis ma olen päris palju nagu kutsunud endaga kaasa sõbrannasid, et võib-olla leidagi keegi, kes juba käib seal järjepidevalt, minna paar trenni temaga kaasa, et siis sa ei ole üksi, sul on nagu mugavam ja sa saad aru, et see ei olegi nii õudne keskkond tegelikult. See on hea soovitus minu arust küll, et kellegi koos minna, veel eriti kellegi, kes on enne käinud. Et siis te ei ole lihtsalt kaks tuulepead seal. Või seal on suht raske nagu valesti ka otseselt teha seal, aga lihtsalt, et selles mõttes, kui sa juba tead kedagi, et sa võid täiesti nagu nullkogemusega minna, aga kui sa juba tead kedagi, kes seal on, kes käib, siis paar korda käid temaga ära, siis tegelikult see ekskursioon juba aitab nii palju, et sa juba ma ei tea, 4. korral juba saad üksi hakkama ja siis see võtab seda. Pigem vist nagu seda hirmu tekitabki see ka, et sa ei tea täpselt, kus seal midagi on ja siis pärast lihtsalt valet pidi masina peale. Jah, et siis võib-olla see nagu annab ka seda enesekindlust, et käid paar korda ära kellega, kes teab, kus mis täpselt on ja siis ma arvan, et see on väga hea. Nii et leidke omale see sõbranna, kes on rohkem käinud või treener, personaaltreener, Sirko Price. Täiesti perses, ma ei saa talle pildi istuda. Jõhker, noh. See on mingi niimoodi, seepärast reaalselt see kõhul jääb. Ma selle rulli, sa teed rulli saale. Ma oleks võinud soojaks teha võib-olla rulliga, siis oleks võib-olla natuke kergem. Praegu võtan nagu, nii kui ma selle kõhulihast peale vajamasin. Tudin on sees. Jõhker. Võib-olla neis 3 õllehooks, mis meil ei ma arvan, et need on hoopis. Neid ei olnud alkoholaad ka. Ai. Siuksed rastunistised siin on lõkul. Sinu juurde tagasi minnes. Ühesõnaga selle self-image'i juurde tagasi minnes siis põhimõtteliselt sellega seotud. Et kuidas sul suhe näiteks enda kaaluga või enda toitumisega on muutunud siis sellel teekonnal? Et kas sul on olnud enne mingisuguseid siis probleeme sellega või lihtsalt, kas see on olnud murekoht sinu jaoks ja kas sa oled saanud selles natukene paremaks selle suhte? Ma ütleks, et see on oluliselt paremaks tänaseks läinud, et mul on aastaid kestnud siis suurvõistlus sellega, et mul on 2 äärmust, kas ma siis näljutan ennast või siis söön nagu väga suurtes kogustes ja sellest nagu sai mingi hetk see, et sa isegi ei suuda ennast enam kontrollida. Et isegi kui sa saad nagu aru, et sa teed neid asju, siis sul ei ole seda kontrolli enam, sest see on nii kaua kestnud nagu siuke pendeldamine. Et jah, nagu ta enne juba mingil määral läks paremaks mul, aga siis, kui meie nagu koostööd alustasime, siis see nagu kuidagi distsiplineeris rohkem või kuidagi aitas nagu rohkem kaasa sellele, et eks tänasel hetkel ka neid tagasilangusi nagu on, aga nad on nagu oluliselt paremaks läinud ja ma oluliselt paremini suudan nagu tulla nendest madalseisudest välja. Nendest, kas siis on tunne kaalu pärast või siis on mingisugune binge'i periood siis nagu põhimõtteliselt. Kaalu osas nagu
mis sul seal aitab nagu põhimõtteliselt, et noh, et see ütleme siis, et suur probleem ilmselt on see, et inimesed näevad enda väärtust võib-olla kaalu peal, et kui see kaal muutub, et siis on kõik noh, kas see on hea, mis iganes sina heaks paned, siis on nagu kõik hästi ja siis kui on nii-öelda sitasti, mis iganes sina otsustad, et see sitasti on, ehk siis ilmselt kui see tõuseb, et siis kuidas sa nagu selle ümber oled saanud need emotsioonid nagu paremaks, et kui sa astud kaalu peale, kas sa tunned ennast kehvasti täna näiteks, ütleme, kui sul on homme kaal 2 kilo kõrgem kui täna, kas sa tunned ennast kohe sitasti selle pärast või? Ei, tänaseks on muutunud, et vana mina tundis nagu väga halvasti, oligi see, et nii kui natuke kaal tõusis, siis tekkis see näljutamispool, aga täna ongi see, et kuna nagu tegelikult see treeningvorm on päris hea, et siis ja toitumine ka ma nagu tean ju, et ma söön need korralikud toidukorrad, et siis kui need asjad nagu on paigas, siis eks ta nagu veidike trigerdab ikka, aga tänasel hetkel ma olengi õppinud nagu sellel laskma minna, et see on okei, et ju siis on midagi muud organismis nagu hetkel natuke sassis, mis on seda nagu mõjutanud. Või siis vahepeal on ka see, et näiteks peale tugevat jõutrenni järgmine päev on see kaal nagu tõusnud ja nii kui on mingi trennivaba päev, siis ta järsku langeb uuesti, et põhimõtteliselt ei näitagi kohe kehakompositsiooni, vaid see võibki olla, et ma ei tea, sa oled mingi liiter rohkem vett joonud ja liiter vähem vetsus käinud ja siis ongi kilo raskem. Ja see ongi hea, mis sa ütlesidki, et noh, nii palju teisi asju on ka, mida vaadata nagu peale selle kaalu, ehk siis sa tead, et sa oled rutiinselt tegelikult hästi söönud, mõnel ongi just see, et võib-olla ma olen nii hästi söönud, aga kaal läks üles, neil on võib-olla noh, tekitab see kehvat tunnet, aga tegelikult ongi see nii-öelda trust the process, vaata, et sa tead, et sa oled tegelikult rutiinselt teinud normaalset trenni, sa tunned ennast järjest tugevamana, siis sa oskad vaadata nagu ma toitun hästi, et sa oskad vaadata neid teisi asju, mis on tegelikult hästi ja see kaalu kõikumine üles-alla on täiesti normaalne, et võib-olla kui see 5 kuud liigub ülesse poole, võib-olla siis on tõesti nagu, et okei, siis peaks midagi muutma, aga lihtsalt kui ta üks päev on natukene kõrgemal, et siis ilmselt ei ole nagu paanikaks põhjust ja see, kui sa oskadki seda paanikat nagu vältida seal, see on päris hea skill. Ja tegelikult ka see nagu visuaalne pool pigem, et isegi kui ta on paar kilo tõusnud, aga see nagu visuaalselt näed, et tegelikult ei ole nagu midagi halvemaks muutunud, et siis nagu kui enne mu jaoks see number oli hästi oluline, siis nagu täna ongi muutunud see, et okei, et see number on suurem, aga visuaalselt nagu ei ole midagi halvemaks läinud, et järelikult on okei. Et enda enesetundes ei ole seda, et nagu ma nüüd oleks midagi halvasti teinud või et nagu tead, et kõik on kontrolli all, siis selles see number olla. Jah, ühesõnaga kaal on vaid väike osa, hea tööriist, aga mitte kogu pilt. Ja selle söögi osas siis ütleme, kui sul enne nägidki kaalu peal seda numbrit, hakkasid täiega piirama ja siis kuhu see nagu piiramine viis või kaua sa seda piiramist tegid või kas sa tegid seda nii kaua, kuni sa nägid kaalu peal väiksemat numbrit jälle või lihtsalt nii kaua, kuni sa tundsid, et sa olid ennast nagu ära karistanud siis või kuidas see süsteem sellega käis? See käis ikkagi nagu kindla kaalunumbrini. Oli siin vahepeal periood mõned aastad tagasi, kus ma näiteks 4 kuuga võtsin üle 30 kilo alla. Ja see oli nagu karm aeg, et ma ikkagi sõin seal alla 1000 kalori päevas, et seda saavutada. Ja ma ise nagu tundsin, et et ma olen nii tervislik ja ma olen nii tubli ja tegelikult tagantjärgi mõeldes see ei ole nagu üldse okei lahendus. Ja eks sealt nagu tekkiski see, et kui sa nii pika perioodi näljutad ennast, siis hiljem, kui sa mõtled, et nüüd ma võin ju normaalselt süüa või nagu lubada rohkem, siis tegelikult see nagu satudki sinna teise äärmusesse, kus sa enam ei suuda nagu seda söömist pidurdada, sest su keha on nii kaua olnud selles defitsiidis. Ja siis näed, et see läheb üles tagasi jälle see kaal ja siis siis mingi hetkeni läheb, siis sul tekib see kontroll uuesti ja siis sa mõtled, et aga eelmine kord ma suutsin näljutamisega seda nii kiirelt saavutada, et nüüd teeks uuesti. Ehk siis jah, siuke lõputu ring põhimõtteliselt. Ja. Et kui sul need keelamise perioodid olid, et kas sa siis lihtsalt sõid üliväikseid koguseid või oli sul mingisugused toidud ka, mida sa ei tohtinud süüa ja ütleme, kuidas sa lõpuks endale siis nagu selle selgeks oled teinud, sest praegu sa ju põhimõtteliselt sööd kõik. Et praegu sa nagu ei piira ennast otseselt toitude poolest. Et kas sul oli see olukord, et mõned toidud on head ja halvad, kus sa nagu ei tohi midagi süüa ja midagi nagu justkui tohid? Kindlasti ja nagu kõik mingid, ma ei tea, mingid nisujahutooted, asjad, kõik läks nagu välja. A la mingid makaronid, kõik asjad.
rasvadega oli see, et nagu nii nulli kui võimalik. Ja siis nagu lõpuks ei ole väga... Ei ole see põhjused, jah. Kõik nagu magusad asjad, kus on nagu suhkur, kõik läks nulli ja need nagu pigem oli ikkagi see koguste teema, et need kogused läksid hästi-hästi väikseks. Aga täna pigem ongi see, et kuna meil on nagu ette võetud ikkagi kaloraaž, mida nagu päevas süüa, siis ma proovin nagu jälgida, et see saaks täis enam-vähem, et pluss-miinus seal paarsada kalorit on nagu okei. Ja seega, et meil on, ma enamasti üritan süüa siis ikkagi nii-öelda kava järgi, et meil on see hästi suur retseptide varamu, et valida sealt mingid toidud, mida siis süüa. Et see nagu kuidagi aitab ja seega, et kuna mul mingi hetk tekkis see, et ma teadsin ju küll, kuidas nagu tegelikult võiks toituda. Aga sa nagu ei usalda ennast, et sa oma eesmärke saavutad selliselt toitudes, sest et see tundub nii aeglane progress. Siis tegelikult see nagu personaaltreeneri võtmine annab seda kindlust, et keegi teine nagu aitab kontrollida seda või keegi teine, kes rohkem teab, nagu annab neid juhiseid, et siis sa nagu usaldad võib-olla seda teist inimest rohkem. Ja et usud, et nagu selliselt sa saad need eesmärgid. Pluss siis vahepeal me panime, siiani tegelikult on see, et nagu ongi, et sa sööd peamiselt tervislikult, mis iganes peamiselt on siis need tasakaalustatud eined ja siis on mingisugune eelarve iga päev, kui on see kalorite lugemise periood, et siis ongi mingisugune eelarve iga päev, kus sa võid põhimõtteliselt nagu süüa mida iganes. Kas sa tundsid, et see, kui sul oli nagu iga päev nagu justkui nagu lubatud süüa mingisuguseid šokolaadi asju, kas see aitas nagu seda keelatud vilja, seda efekti nagu vähendada sellel toidul? Jaa, selles suhtes oligi, et me sinna vahepala kaloraaži arvestasime selle, et kas sööd nagu vahepala või siis lubad mingi väikse sweet treat'i endale on ju. Et see aitas, et sul nagu, sa teadsid, et kui ma söön selle, siis ma tegelikult olen kavas edasi, et ma nagu et sul ei teki seda libastumise efekti, et nagu midagi oleks halvasti teinud. Ja tegelikult see, et sul on see lubatud, siis tekitab lõpuks seda, et sa tegelikult ei taha seda enam. Et on päevi, kus on mingi väga stressirohke tööpäev või midagi, et siis sa nagu väga-väga tahad seda. Aga lõpuks ongi see, et sa tegelikult ei taha seda enam. Ja see stressirohke, paljud tunnevadki, et kui nad stressis on, siis nad hakkavad hästi palju nagu rämpsu sööma ja tegelikult ongi, see on nagu normaalne on see, et nagu meie emotsioonid muudavad seda, meie toiduvalikuid põhimõtteliselt seda, et need muudavad meie isusid ja kõike, see on täiesti normaalne, aga lihtsalt ongi, kui see asi on nagu räigelt keelatud ja see emotsioonidest tekib see isu seda süüa ja sa sööd seda, siis nagu tekibki see, et nüüd on kõik juba pekkis, ma olen niikuinii kavast kõik maas, homme on kaal üleval, siis ma juba söön täiega. Aga kui sa saadki aru sellest, et tegelikult sa saad iga päev neid asju süüa, kui sa toitud veel eriti tervislikult, siis sulle mahub igasuguseid asju sinna sisse. Et ma ei ütle, et sa peaks pudel viina iga päev jooma, aga selles mõttes, et nagu neid nii-öelda nagu võib-olla mitte nii tervislikke asju tegelikult nagu mahub sinna iga päeva sisse küll, veel eriti, kui sa toitud enamjaolt nagu tervislikult, siis see on nagu täiesti okei. Sest see keelamine ei olegi normaalne viis elamiseks. Pluss kui sul see treeningkoormus on ka suur, siis ei jaksa enam neid treenne lõpuks teha, kui sa siin piirad hullult. Jah, see on tegelikult räigelt hea point, et paljud inimesed, kui nad hakkavadki nagu, nad tunnevad, et neil on keha on nagu käest ära võib-olla, sest neile ei meeldi, milline nende keha on. Siis mis nad hakkavad samal ajal tegema on see, et nad panevad treeningkoormuse räigelt suureks ja samal ajal söövad ülivähe ja siis need kaks asja nagu ei klapi, sellepärast, et tegelikult su keha nagu vajab seda kütust ja kõike veel eriti. Ütleme, me ei treeni siin lihtsalt selleks, et olla peenemad ja kergemad, vaid me treenime selleks, et olla tugevam ja nagu kasvatadagi lihast ja kõike keha kompositsiooni parandada. Et siis selle jaoks on ikkagi vaja süüa normaalselt. Ehk siis pigem nagu see söömine aitabki sul seda tugevamaks saada, lihast kasvatada ja lõpuks nagu normaalselt süües ja kui see energiatasakaal on normaalne, siis ongi samal ajal sul nagu just kui rasv kaob, sa saad samal ajal tugevamaks, aga see lihtsalt ongi selline võib-olla natukene aeglasem ja pikem periood, et kui sa 2 nädalat näljutad, siis sa võib-olla näed kiiresti seda tulemust, aga lihtsalt kui sa rahulikult seda võtad, siis see võtab aega, aga samas sul on palju mugavam elada, sa tunned ennast palju paremini ja sa saadki neid väikseid võite, kus sa mingisuguse harjutusega tunned, et see on sul, ma ei tea, selja paremaks teinud ja sa tunned, et sa näed nagu lõppkokkuvõttes ikkagi palju tugevam välja, mitte ei olegi lihtsalt seda, et sa väsid sellest keelamisest ära ja siis oledki selles ringis. Jah, keelates me Victoriaga ei võistleks siin jalapressis. Jah,
poleks jõudu seda jalapressi Jah. kasutada. No nii, huvitav, kas ma seda ka jõuan teha sama raskusega kui sina või? ringtrennis targutad küll kõrval. Valus on või? jah, Ei ole ammu teinud või? ei ole. ma arvan, et sa võiks nüüd raskema ketta võtta. Ei, nii raske on juba. mingi aeg kogu aeg Instas ju jagasid, et tehke kõik seda harjutust. Jaa, aga näed, oleks pidanud ise oma videosid vaatama ja soovitusi võtma. no vot. Aga ei treeni küll heasid, kui aus olla. aga nüüd on aeg järelikult. Kõige mõttetumad harjutused. Natukene positiivsema teema juurde tagasi, kuigi see on väga positiivne, sellepärast et see liigub positiivses suunas. Me võime öelda, et see on positiivne. Et siuke happy ending tuleb sellest loodetavasti. Aga noh, eks see ongi elu kestev protsess niikuinii. Aga milline on su muusikasoovitus trenni ajal või mis muusikat sa ise kuulad? mul on täiesti seinast seina, et mul on vahepeal päevi, kus ma 3 korda trenni jooksul vahetan oma playlisti, sest et ma tunnen, et selle harjutuse juures ma tahaks seda kuulata. Põhi nagu muusikastiilid, mida ma kuulan, ongi kas pop, räpp, rock või DNB. Et siis nende vahel mul varieerub see. Ilma muusikata mitte mingit trenni ei ole? Ei. Ma jaoks nagu kõik tegevused on see, et kui muusika on kõrval, siis on palju toredam teha asju. Ja kui on sitt muusika, siis? See, mida sa siin ringtrennis paned meil. Aga sa treenid meid Hyroxiks, et seal on ka nagu... Seal on ka mingid, jah. Täpselt ei tea, mis laulud siin tulevad. Aga jah, ühesõnaga, tempoks siuke ja paneme paar mingit playlist või laulu alla, mida sa tahaksid väga kõvasti kõigile jagada. Okei, mõtlen selle peale. Mõtle. Ja ühesõnaga, ka sinu oleme sellesse Hyroxi ämbrisse tõmmanud. Jaa. Millal sa võistled? Mai lõpus. Mai lõpus. Riias. Nii et aega on ja nüüd sul on see kõva häälega välja öeldud, nüüd sa ei saa enam tagasi sellest astuda. Ei saa, jah. Vaatame, kas varsti, kui filmime, on sama entukas kui praegu peale esimest trenni. Ühesõnaga, vaatame paari kuu pärast või millal iganes. Jah. Kuidas selle asjaga läheb? Siis on meil Hyroxi käinud. No jah, aitäh sulle. Pealt nägemiseni. Pealt nägemiseni või? Jah. Lähme trennida.